trendid kätte on jõudnud 32. nädal, aasta on 2024. Täna on 5. august ja minu nimi ikka Urmas ja vaatame siis üle, mis eelmise nädal toimus ja mida uus nädal tõotab finantsturgudel tuua. Alustame siis võib-olla väikse ülevaatega, mis nädal kokkuvõttes tõi. Uudisena siis nii palju, et USA riigi võlg on jõudnud seal 35 triljoni dollarini, mis on siis läbi aegade suurim number ja üsna märgiline tase ka. Aga jah, kuidas sellest siis lõpuks välja tullakse, eks seal on mitu varianti, aga aeg vaid näitab, milline tee siis valitakse. Ja nüüd Fedi poolt tuli võib-olla siis õnneks natuke indikatsioone, et septembris võiks siis ikkagi esimesed intressikärped aset leida. Olgugi, et seda siis loomulikult otse välja ei öeldud, aga väga suuri vihjeid sellele juba anti. Ja see kattub tegelikult siis kogu selle sentimendiga ja numbritega ka. Ja lisaks veel minu enda analüüs ka viitas sellele, et september saab olema siis esimene kord, kus intresse kärbitakse. No vaatame, ootame selle siis ära. Euroopast tuli nii palju uudiseid, et majandus veidi kasvas 0,3%, aga kasvu siis vedas Iirimaa 1,2%-ga ja Saksamaa ikka veel kahanes seal 0,1%-ga. Ja eurotsooni inflatsioon ka siis jälle tõusis korraks, et 2,6%-ni nüüd seekord. Inglismaa keskpank aga otsustas intressi kärpida, sarnaselt siis Euroopa keskpangaga, mis siis üle-eelmisel istungil intressi kärpis. Ja Inglismaa puhul siis oli see esimene kärbe 4 aasta jooksul, sest et ka inflatsioon on siis juba teist kuud järjest olnud seal 2% tasemel. Nüüd võib-olla kõige olulisem, mis välja tuli, et tööturu numbrid tulid välja eelmine nädal. Ja see raputas siin turge üsna kõvasti, sest et ilmnes seal siis väga tugevaid aeglustumise märke. Et siis loodi vaid 114 000 uut töökohta juulis, jäädes siis oodatust oluliselt allapoole, oodatud 175 000. Ja tööpuuduse määr samuti tõusis siis üsnagi kõrgele tasemele nüüd 4,3% peale, ületades igati prognoose ja kogu see tööturg on siis hakanud vaikselt nüüd juba nõrkuse märke näitama. Ja mis seal veel, võib-olla eraettevõtete hõive ka, siis aeglustus loodi vaid 122 000 töökohta ja seegi jäi alla oodatud 150 000. Nii et igasuguseid selliseid märke on praegu juba näha. Nüüd tarbijate kindlustunne küll paranes eelmisel kuul, aga halvenes siis avalikus arusaam töökohtade kättesaadavusest ja see siis peegeldab seda laiemat muret ka seal. Nii et võib-olla, et Fed on natukene juba hiljaks jäämas, et võib-olla seekord oleks olnud juba paras aeg intresse kärpida, aga nagu alati nende otsused käivad ju väikese viiteajaga ja tihtipeale on selleks ajaks juba midagi katki läinud, kui nad selle otsuse teevad. Eks me siis näeme, kuidas seekord asjad lähevad. Et osa PMI ehk siis tootjahinna indeks ka langes siin 8 kuu madalaimale tasemele juba. Ehk siis ei ole ta just kõige paremal positsioonil praegu. Mis veel? Olümpiast jäi nii palju silma, et üks meem hakkas siin liikuma veebiavarustes ja oli siis tegemist Türgi laskesportlasega, kes niimoodi puusalt tulistas või otseselt mitte puusalt, aga käsi taskus ja ilma mingisuguse eritehnikata saavutas siis hõbemedali. Et alati ei ole vaja siis mingisugust kõrgtehnoloogiat või mingi imeprille või mida iganes. Piisab vaid oma oskustest. Ja, nii et mõttekoht siin igale poole mujal ka, mitte ainult spordis. Eelmise nädala prognoos
oli siis meil vastavalt välja toodud seal Patreoni kanalil ja nüüd vaatame kohe ka, mis siis tegelikult juhtus. Seda siis nüüd juba konkreetselt graafikutel. Ehk siis turg on olnud languses. Eelmine nädal juba sellele indikeerisime, et on oodata ka võimaliku turu languse jätku siit, sellepärast et indikaatorid ka läksid juba üsnagi punasesse ja nädalane andis meile ka siis müügihoiatuse siin üle pika aja. Kui vaadata nüüd olulisi indekseid, et siis kõige tugevamad siin nendest 4 suurest on olnud siis Russell 2000 ja Dow Jones. Aga juba siis mõnda aega on S&P näidanud nõrkust ja veelgi pikemalt on Nasdaq siis näidanud siin nõrkust, et vastavad märgid olid juba siin eelmise kuu keskel üleval. Et hoiame siis jällegi silma peal, vaatame millal siit uusi märke hakkab tulema, aga hetkel on siin toetuspinnad veel üsnagi kaugel. Nii et võib-olla see langus jätkub veel veidi pikemalt. Ja turu sentiment on selles mõttes ka hakanud muutuma, et kõigepealt siis nii-öelda large capidelt hakkas see liikuma rohkem sinna small capide poole ja lisaks väärtusaktsiate vastu hakkas huvi kahanema siin juulis ja hakkas siis rohkem huvi tekkima, vastupidi, kasvuaktsiate vastu hakkas huvi vähenema ja hakkas väärtusaktsiate vastu huvi siis tõusma. Nii et selles mõttes see sentiment on hakanud natukene muutuma. Kui vaatame 50 päeva keskmist USA turu lõikes, siis seegi väga oluliselt taandus, et jõudis siia kesktasemetele jälle välja. Aga kui vaatame 200 päeva keskmist, siis S&P 500 puhul, siis see püsib ikka siin veel üsna kõrgetel tasemetel. Ja VIX indeks on nüüd... See on nüüd täna hommikuse seisuga siin, eelmine nädal juba viskas siin päris kõrgeid tasemeid, aga täna on siis hirmuindeks veelgi enam tõusnud siin 52 punkti peal oli viimati, kui ma seda vaatasin, see oli võib-olla paar tundi tagasi. Aga mis see tase siis meile näitab, et see näitab siis vastavalt turu meelestatust, et selline tuleviku perspektiiv hetkel tundub olema üsnagi negatiivne. Ehk siis ta on seal ekstreemsetes kõrgustes juba tänase seisuga. Ja seda siis näitas ka tegelikult nii Aasia turg, siin Jaapani turg kukkus päris kõvasti ja Euroopa turud on ka languses, nii et selles mõttes kogu see sentiment on praegu läinud üsna tugevasti negatiivseks. Ja kui me vaatame seda VIX-i liikumist, et siis tihti peale, eks ta käibki pöördvõrdelisena siis hinnaliikumisele. Et millal ta selle tipu saavutab, siis peaks ka tulema turu põhijärjekordselt, aga kui kaugele ta minna saab, nagu me siin mäletame, 2000 kevadel, kui see viirusekriis algas, et siis ta käis ikka päris pikalt üles ja kaua, eks ole. Nii et hoiame selle asjal silma peal ja vaatame, kuidas see asi praegu välja kukub. Mis veel oli üsna tugev indikatsioon, et kogu see meelestatus hakkab muutuma või on muutumas, oli siis 2-aastaste USA võlakirjade tootlus. Et seegi kukkus päris oluliselt eelmisel nädalal. Ja mida see võiks tähendada? Iseenesest on ta olnud päris hea selline indikaator, et kui ta hakkab nüüd mingis suunas liikuma, siis ta on justkui nagu ennustav ka intresside muutusele. Ja seda me siit näeme ajaloost, kuidas ta siis on varasemalt liikunud, et see punane roheline joon, see on siis tootlus, 2-aastase võlakirja tootlus. Ja siis see oranž joon on vastavalt USA intressid. Nii et selles mõttes me oleme täna sellises situatsioonis, kus ta on nüüd hakanud siin üsna oluliselt allapoole liikuma ja see viitab ka sellele, et siia peaks järgnema siis ka intresside langus. Seejärel, kui kiiresti see saabub, vahest võtab see kauem aega, eks ole, vahest seegi kuid, aga praegu tundub, et me hakkame sellisesse faasi jõudma, kus on juba aeg
reageerima hakata. Et siin on siis natukene lähem vaade sellest, mis meil praegu toimub ja tõepoolest, et kui see liikumine läheb siin vastavalt kas roheliseks või punaseks, et siis on juba natukene rohkem tõenäosust, et ka intressid sellele hakkavad järgi reageerima. Sektoritest nii palju, et kui vaatame keskmist siis tootlust S&P 500 puhul ja sellega võrreldes neid sektoreid, et siis utilities oli üks parimaid eelmisel nädalal, et ületab ta endiselt siis keskmist tootlust. Siis võib-olla teisena jäi silma kinnisvara ka üsnagi tugevalt pidas vastu siin. Ja lisaks veel consumer staples, et need on siis need tavalised tarbijakaubad, et seegi on püsinud siin üsnagi kõrgendatult tasemetel, eriti just siis reedel, viskas ikkagi päris kõvasti üles neid aktsiaid. Ja mis veel oli, tervishoid ka, võib-olla püsib siin üsna tugevatel positsioonidel. Et kui vaatame siin nagu keskmiselt kõiki neid tootlusi, et siis tehnoloogia oli üks kehvemaid, consumer discretionary ka ja energia siis tootmine tööstus oli ka suhteliselt kehv ja finants samuti. Siis insiderite koha pealt on jällegi müügisurve kasvanud siin nädala jooksul, et on rohkem hakatud müüma jällegi ka insiderite poolt. Ja sesoonselt, nagu öeldud, me oleme siis sellises languse faasis, mis võib kesta siin võib-olla septembri lõpuni, oktoobrini välja. Kui seda nädalat vaadata statistiliselt, siis läbi ajaloo on ta olnud siiski pigem nagu positiivne, aga arvestades kõike muud, eks me peame vaatama ja jälgima, mida siis tegelikult turg teeb, et see on puhas statistika siin. Võib-olla siin pikemas plaanis on ta olnud pigem siis isegi negatiivse poole. Aga viimased aastad on olnud seis pigem positiivne. Kui arvestades kogu seda hinna liikumist, siis on tõesti arusaadav, miks. Ja kui astrokalendrit vaadata, siis sellest sai räägitud meie augustikuu ülevaates ka, mis siis astroloogia abilehe peal on üleval ja YouTube'i kanalil. Aga siin on üks majandustsükkel nüüd taas tulemas, ehk siis Jupiteri Saturni kvadraat ja see viitabki nendele muutustele, mis me täna võib-olla juba nägema oleme hakanud. Et selles mõttes tasub olla valvas, et see kuu keskpaik on üldse väga-väga keeruline. Ja täna pööras siin ka Merkuur retrograadseks, nii et see august ei ole sugugi mitte lihtne kuu. Et ma pigem praegu tõusule siin ei panustaks, et tuleb olla hästi ettevaatlik. Ja kui vaadata meie Black Box mudelit, siis seegi näitab siin jätkuvale sellisele negatiivsemale foonile. Siis eelmise nädala prognoosid, nagu öeldud, said üles meie Patreon kanalile, patreon.com/turutrendid ja kuidas ta tegelikult välja mängis, et päris täpne ta ei olnud, trend lõpuks siis osutus õigeks ikkagi, et nädala lõpp tõi selle oodatud languse, aga nädala algus püsis väga tugevasti üleval, et siin võib-olla kolmapäeval, kui see Fedi otsus tuli, et siis turg näitas veelgi seda positiivsust üles, aga kui tööturunumbrid hakkasid välja tulema, et siis juba kiskus asi hapuks, et selles mõttes pidas paika. Ja kui kulda vaadata, siis kulla prognoosi ma panin ilmselt tagurpidi, et see tegelikult ma arvasin, et trend on allapoole, aga nagu eelmine nädal öeldud, siis tegelikult hind oligi sellises jätkuvas liikumises, nii nagu ta siin selle prognoosi järgi välja paistis, lihtsalt trend oli teisele poole. Nii et selles mõttes oli 50-50, osa prognoosi oli õige, lihtsalt suund oli jällegi vale, nagu ikka tsüklitega, see kipub vahest nii minema. Need nädala prognoosid, uue nädala omad on üleval Patreoni kanalil, patreon.com/turutrendid, minge aga sinna, seal on nad siis saadaval. Tuleb vaid tasuta liituda ja saab nendele ka ligipääsu. Ja mis siis uus nädal võiks pakkuda?
et siin on nüüd teenuste sektorist mingisuguseid andmeid jälle välja tulemas, natuke annab see siis jällegi sentimenti turu tervise kohta ja ka tarbijakrediidi andmed tulevad välja. Jätkub endiselt siis ka tulemuste hooaeg, et siin farmatööstus on suuresti see nädal andmeid avalikustamas, Eli Lilly, Novo Nordisk, Amgen ja Gilead Sciences on võib-olla suuremad, mis silma jäävad. Teiste seas veel ka Walt Disney, Palantir, Uber, Airbnb näiteks. Nii et selline nädal, suhteliselt vaikne muidugi makro koha pealt praegu. On suvine aeg ja suuremad raputused praeguseks siis on võib-olla tehtud. Kuidas see trend siit edasi hakkab olema, sellest siis saab võib-olla aimu ja juba nende prognooside järgi ja tasub ka jälgida võib-olla neid nädala ideid, mida ma siis Patreoni kanalil välja toon. Nüüd aga graafikute juurde, et vaatame siis, mis siin tegelikult võiks toimuda. Et täna on siin taas üks pöördepunkt, ei see oli reedel, vabandust, et täna ei ole. Et järgmine pöördepunkt on tulema siis 8. mis on neljapäev ja siis veel 9. reede. Et näis, kuidas see siis välja mängib. Et eelmine nädal võib-olla pöördepunktid nii täpsed ei olnud, pigem oli siis see prognoos täpsem. Ja kui vaadata nüüd nafta hinna liikumist, siis siingi tundub, et tsükkel on jällegi mul vale pidi läinud, et pigem see langustrend on jätkunud, et järgmine pöördepunkt on siis homme teisipäeval ja sealt edasi juba reedel 9. augustil. Need ei pruugi siis õiged olla, et võib-olla ka pahupidi, aga eeldatavasti mingisuguseid muutuseid siin võiks toimuda trendis. Ja kulla puhul põhimõtteliselt sama lugu, et jällegi see low ei ole mitte low, vaid oli high ehk siis tipp ja nüüd siis uus põhi võiks tulla homme teisipäeval ja võib-olla sealt edasi siis uus tipp esmaspäeval 12. Nii et selline praegu see eeldus on. Bitcoinist, Bitcoin on siin kõvasti järgi andnud, nagu eelmine nädal siin sai mõeldud, et kui ta siit sellest vastupanust läbi ei murra, et siis hakkab pigem korrigeeruma ja tõepoolest hind on nüüd hakanud päris tugevasti alla tulema. Et hoiame silma peal, kui kaugel see võimalik põhi võiks olla, raske öelda, siin esimene toetuspind tegelikult tuleb alles 43 000 pealt, et üsna pikk maa võib-olla alla minna, aga vaatame, kuidas see hind tegelikult siis reageerib. Ja kui Tallinna turgu vaadata, siis jah, seegi toetuspind, mis siin oli, see õplukene ei pidanud vastu ja turg on väga kõvasti täna alla tulnud, murdes sellest läbi. Ja trend on endiselt negatiivne ja ei ole midagi veel muutunud. Siis mis on praegu veel võib-olla muutumaas, ütleme nii, on see yield curve, ehk siis nagu me ütleme see suhe siis 2-aastase ja 10-aastase võlakirja vahel, et see on olnud nüüd ajaloo pikimal sellisel lahknevuse teel nii-öelda, et ta on olnud negatiivne, ehk siis 10-aastaste tootlus on olnud madalam kui 2-aastaste, mis ei ole nagu tavapärane. Et mida see tavaliselt siis indikeerib, ongi see, et kui ta üks hetk hakkab siit positiivseks minema, siis järgneva vähemalt hiljemalt aasta 1,5 jooksul on oodata ka majanduslangust. Ja see on töötanud ajaloo jooksul vägagi täpselt, nii et selles mõttes see seis hakkab praegu siin ilmselgelt liikuma sinna suunas, et ta hakkab nüüd normaliseeruma ja see viitab ka võimalikele ohtudele siis majanduses aina teravamalt. Nii, aga liigume siis võib-olla suuremate juurde ka, vaatame need aktsiad ka üle, mis meil siin jälgimisel on ja võib-olla siis esimesena jällegi Apple, jah, ettevõte. Et Apple on siin natuke nagu küll liikumise jäänud, et ta ei ole kõige hullemas seisus praegu olnud viimastel aegadel. Täna on ta küll juba pre-marketi puhul on ta üsna kõvasti alla kukkumas. Et siin 198
peal on hind hetkel siis. Aga ega ei ole ka teised paremas situatsioonis, et kui Amazon siin juba pikemat aega on korrigeerunud, et sellest sai ka eelmine räägitud, et siin tuli võimalik müügi signaal ja pärast seda on hind väga oluliselt langenud ja täna ta on siis veelgi allapoole tulnud. Nii et pilt on üsna negatiivne. Google'i puhul samuti sama lugu, Alphabet siis on olnud üsna tugevas languses siin juba pikemat aega, hetkel ka kõik indikaatorid punased ja turu eel siis hind on siin väga kõvasti veel kukkunud, nii et ei ole seis hea. Microsoft samuti korrigeerub päris kõvasti, tänagi hind alla tulnud. Nvidia sai eelmine nädal võib-olla natukene siin optimismi juurde, aga siiski, nagu me näeme, indikaatorid sellest värvi ei muutnud, et trend püsib negatiivne ja tänagi turu eel on hind kõvasti alla tulnud. Et seal oli päris kõvasti seda kapitali mahutust just Nvidia suunal suuremate ettevõtete poolt nagu Microsoft ja Meta ja kõik muu. Et loomulikult nad investeerivad endiselt AI tehnoloogisse ja Nvidia sellest tõenäoliselt ka suurt kasu lõikab, aga see ei muutnud praegu turu sentimenti, nimelt Nvidia siis jätkab ikkagi negatiivsel foonil. Meta tegi päris suure siin tõusu peale majandustulemusi, et siit tuli päris ilus üllatus, aga nagu me näeme, siis ta puudutas seda vastupanu ja hakkas sealt tagasi korrigeeruma ja täna on siis turu eel jällegi hind üsnagi negatiivne. Netflix samuti jätkab negatiivsel lainel, liigub siis praegu punases tsoonis. Tesla samuti, nagu öeldud eelmine nädal, ta andis siit esimese punase märgi nädala jooksul võib-olla hind natukene kosus, aga nüüd on ta väga kõvasti alla tulnud jällegi, nii et võib-olla selle juunikuuse tõusu eelsel tasemel juba. PayPal samuti peale majandustulemusi tegi väga ilusa hüppe, et see tootlus tuli lõpuks ära, aga ta siis jällegi siit sellest vastupanust põrkas tagasi ja täna on hind enam-vähem seal, kus ta siis nädal aega tagasi oli. Natuke on kõrgemal veel. Ja Lululemon siis jätkab endiselt sama trendi, ei ole midagi muutunud, et indikaatorid viitavad väga selgelt langustrendi jätkumisele. Mis ma ise siin tegin, Walmartiga, nagu öeldud, mul on siin veel osa tehingust lahti, et siin võib-olla mingisugust positiivsust ehk see kuu veel tuleb, kuigi praegu hakkab juba pilt minema üsna negatiivseks, nii et võib-olla on aeg siin nende toetustasemete peal see tehing kinni panna. Aga see oli vaid osa sellest, mis ma alustasin siin kunagi mais seda tehingut, nii et selles mõttes on ta vägagi kasumlik olnud. Eelmine nädal, mis sai nagu tehtud, et see AKM, selle tehingu ma panin kinni kolmapäeval. Et mulle tundus, et turg hakkab sealt pöörama ja siis ma otsustasin osad pikad positsioonid kinni panna. Ma ei hakanud ootama, kuni ta siia kasumi targetini jõuab, sest pool kasumit oli juba käes. Et see oli selles mõttes hea tark otsus, et siit oli näha, et hakkavad tsüklid muutuma. Ja mis teine oli, mis ma kinni panin, LCI, see oli üks nendest ka, mis ma panin kinni, et oli siin jällegi nendel tasemetel vastu seda vastupanu jõudnud ja seegi sai õigel ajal siis kinni pandud õnneks. Mis ma veel tegin, et võtsin ühe lühikese positsiooni TOV ehk siis Dover Corporation. Sedagi sai tehtud kolmapäeval, siis kui see sentiment hakkas juba vaikselt märke näitama ja vastavalt meie prognoosile. Et see oli ka üsna edukas, praegu ta on siin jõudnud sellise toetuspinnani, et vaatame, kas ta tegelikult siis selle targeti saavutab, et siit juba osa kasumit on mul välja võetud selle tehinguga. Ja McDonald's oli üks nendest, mille ma eelmine nädal avasin, et kuna see turu sentiment oli muutumas seal kasvuaktsiatelt väärtusaktsiatele, siis mulle tundus, et McDonald's on üks selliseid, mis võiks pigem nagu kasumit näidata ja indikaatorid olid ilusti juba positiivset fooni näitamas, nii et siin sai tehing tehtud ja praegu on ta ilusti siis kasumis. Et väga palju siin tehinguid ei ole tehtud, aga praegu siis on sentiment selline. Millised ideed veel
mul välja käia on järgmiseks nädalaks või selleks nädalaks õigemini. Seda siis juba meie Patreoni kanalilt turutrendid. Aga sellega tõmbaks võib-olla nädala kokku. Mina igal juhul tänan. Soovin teile siis edukat nädalat ja kui sa veel seda teinud ei ole, siis ehk laigi ka seda videot ja jaga seda ka teistega. Ja lülita muidugi sisse kõik märguanded, kui sa kanalit tellid, siis saad ka teavitused endale kiiremini, kui uus video siia saab postitatud. Küsimused ja ettepanekud samuti oodatud siis urmas@astroloogiaabi.ee. Aga kõike head teile ja edukat nädalat!